armu ja rahu. Olen Aarne ja oma Jumala teekulda ma alustasin samast kogudusest kunagi ammu. Ma tahtsin rääkida ühesõnaga, mis juhtus, ütleme, koroonaaeg. Põdesin kroonat kõigi nende tagajärgedega. Kehatemperatuur oli mul peale kroonat 34 kraadi. Ja ma alguses ei pöörnud seal nii tähelepanu, ainult ütlesin perearstile, et ma päriks kuskil ära, et ma kuskil mujal enne ei satuks, kui midagi juhtub. No, mul oli keldris vaja teha ruumi, üks vana telekas, väike telekas oli vaja tõsta riiulisse. Tõstan, proovin, ei jõua. Ma olen sinult oota, et huvitav, et miks ma ei jõua. Aga jonni ka jätnud. Tõstsin selle teleka sinna riiulisse ja tundsin kohe, et seest läks midagi teistpidi mulle. Läksin tuppa, vaatasin, oligi song. Kunagi oli juba song olnud, ma teadsin, mis tähendab. Helistasin perearstile, võttis mind vastu, vaatas mind ja rohkem rääkinud midagi, võttis telefoni, ütles, et opereeriv kirurgile helistab. Sain siis sinna kirurgi juurde, kirurg vaatab mind, ütleb, lähete ultraheli uuringutesse. Läksin sinna, uurib, vaatab, ta on hästi pahur. Küsin, mis viga on, et kas song? Ta ütleb, mis song? Sul on lihaste lahknemine. Ma küsin, mis asi see veel on. Ta räägib, kõhulihas on pikipidi lõhki. Või niimoodi. Ma küsin ravi, ta ütles, et ravi sellel ei ole, hakkad korsetiga käima. Läksin kirurgi tagasi, tähendab, kirurg loeb see vastus, mis on tulnud. Ütleb, et lihaste lahknemine, song, kirjum poole ja ütles, kõige tähtsam koht. Mis tal tarvis on, seal ei ole. Ütles, et taastavad kirja ja siis edasi lähen operatsioonile. Ootan vastust tulev selle pärast ja ütles, et kirja taastada ei saa, lähed kompuuteruuringutele. Läksin kompuuteruuringu, seal öeldi mulle kohe, et vastus nemad mulle ei anna, et saad oma kirurgi käest teada. Ootan ka mingit vastust ei tule, mis asi see on. Helistasin siis kirurgile, kirurg vastu võttis tõde vastu, tutvustasin ennast ja ta räägib mulle. Songa ei ole, lihaste lahknemist ei ole, võrk, mis kunagi vanti, kõik on otsa ja õige. Tähendab selle aja jooksul, mis nüüd ütleme, oli ultrajuuringus kuni kompuuteruuringul, Jumal tervendas mind imeliselt. Ja ma pääsin operatsioonist tänu Jumalale. Tahtsin rääkida veel väikse tunnistuse, kus oli selline, et see on nüüd ütleme võib-olla 6 aega tagasi. Ma käin meest hommikul samas ja siis ühesõnaga teisipäevane päev oli, õhtul kodus lugesin piibelt. Tahtsin lõuga liigutada, tohutu valu. Siin vasakul pool ei saa liigutada. Ja nii kui lõuga rohkem liigutad, nii lööb valu kõrva. Mõtlesin, mis teha. Oli õhtune aeg, kuskil 9 või 10. Mõtlesin, midagi muud üle jääd. Hommikuks üldse saab midagi teha, siis lähen EMO-sse. Panin ennast riidesse, hakkan tooksest välja minna, ei saa. Seisan nagu post. Ma ei tea, 10 sekundit kaua ma seisin seal. Ja äkki ajal ütleb palverätik. Kuna oli teisipäevane päev, siis ma siin palverätiku oma õele. Panin omale siia põse peale. Ma ei tea, aga tundsin, et läks kerjama, see on palve ära ei läinud. Siis võtsin, panin selle padja püüri sisse. Hommikuks valu ei olnud. Ja see palverätik on siiamaani padja püüri sees. Ja kui nüüd täna teil palverätikud on, siis ma soovitan, seal on vägi sees. Nii kasutage seda. Ja au Jumalale, kiitus Jumalale, mul on veel mõne hingid tunnistada, aga vaata, mis täna ei jõua. Ma olen just lugesin enne, kui see ette tulin, ma olen vähemalt 4 operatsioonist Jumal mind päästnud. Ja või nii palju ütelda, et tänu Jumalale mul on omad põlveliigesed, pole neid opereeritud, pole põlvepensi katki ja mõlemad on palvete peale terveks saanud. Au ja kiitus Jumalale veel kord.